Tere ilusat reede hommikut kõigile. Täna meil on väga põnev teema, väga põnev külaline, Merit. Ja me räägime sellest, millest me juba praegu räägime, ehk siis suhtlemisest. Suhtlemisest? Ja, Merit on siis coaching agency asutaja, juustukuningate brändi looja, ettevõtja ja väga põneva liidu, nimelt pereettevõtete liidu juhataja ka ja koolitaja ja ka coach. Nii et neid tiitleid jagub küll ja küll. Ja. Aga kui Triin pani kalendrisse sellise külalise meile siia reede hommikusse veebikooli ampsu, siis ma mõtlesin, et Triin vist vihjab minu ala lõuale, sellepärast et ma olen teinud neid intervjuusid küll ja veel, aga ma alati tunnen, et väga keeruline on alustada seda intervjuud kuidagi ja ka lõpetada, eriti see lõpetamine. Ma arvan, et sa oled tuttav ka veebikooli nende reede hommikuste õpiampsudega, kus ütlen küll, et kohe-kohe lõpeb, ajaliselt peaks nagu lõppema, aga siis see kuidagi ikka veel kestab ja kestab edasi, et ma usun, et me saame täna väga häid nippe üldse selles mõttes ka, et tõesti suhtlemine on nii oluline, sest läbi selle sa tegelikult loodki oma ellu asju, mida sa tahad luua, on ju. Ja, tõsi see on, sest kui sa mõtled, et näiteks eksperdina, ükskõik mis alal, oled sa 100%, ma ei tea, 110 võib-olla, super tegija, aga suhtlemisoskused on sellised, ütleme tugev 50, siis kuidas sa mõjud eksperdina? Et ta pigem ikkagi see suhtlemisoskused mõjutavad. Aga see ei ole nii, et kuidagi see on meil kaasa sündinud, et me kõik oskamegi suhelda ja polegi vaja õppida midagi siin. Seda tihti arvatakse ja see on üks peamine suhtlemise teema müüte. Ja suhtlemine ja sul võib-olla see jutukus on kaasa sündinud, aga siin on kohe introvertidele selline väga hea vihje, et suhtlemisoskus on tegelikult kuulamisoskus. Introvertidel on pigem eelis ja teine müüt, mille ma ka ümber lükkan, ongi siis see, et suhtlemisoskus on puhtalt õpitav. Aga mis on need nagu põhilised asjad, millest me siis nagu peaksime aru saama sellest, et üldse kus see suhtlemine tuleb ja kus see suhtlemisoskus üldse alguse saab? Ma arvan, et kõige olulisem igas olukorras on enda jaoks mõelda seda, et miks ma siin olen, miks ma siin tahan olla, miks ma tahan selle inimesega suhet alustada või pikemalt rääkida või mis iganes eesmärgid mul on. Et see on see, kust asi algab peale. Kui mul ei ole huvi, siis ei ole ju ka vajadust. Sul on mõned slaidid ka meile ette näidata. Et võib-olla ma lasekski tegelikult sul kulgeda omas rütmis ja ma vahepeal küsiks vahele, kui sinul vaatajana ja kuulajana tekib küsimusi, kirjuta need kommentaari ja siis me saamegi targemaks tänu sinule siin. Ja, hea meelega jagan täna siin natukene oma nippe, nii palju kui poole tunni sisse mahub ja koolituse lõpus ka ütlen välja selle üleskutse, et kutsun oma koolitustele, kus siis sellest kõigest saab kuulda juba pikemalt ja põhjalikumalt. Ja võib-olla alustuseks, kuna sina oled täna minu koolitatav või kuulaja, eks ole, kaasamõtleja, siis küsin sinu käest, et mis on sinu jaoks üks põhjus, miks on sinu jaoks kasulik olla hea suhtleja? Ühest põhjusest jääb kindlasti väheks, aga ettevõtjana, kes meil ka veebikoolis on võib-olla peamine sihtrühm kuulamas, on ikkagi äriedu, ma ütleks. Äriedu on sinu põhjus, eks ole. Ja üks huvitav uuring on ka, mis ütleb, et 85% juhtudest me ostame siis erinevaid asju, eks ostame tooteid, ostame teenuseid, ostame ideid, ostame 85% juhtudest inimestelt, kes meile meeldivad. Ja see meeldivus ja suhtlemisoskused on väga tugevalt seotud. Nii et tõesti äriedu tegelikult sõltub ka sellest, kui tugevad on meie suhtlemisoskused. Ja. Aga liigumegi edasi, ma tahaksin muidu rääkida võib-olla sellistest nippidest, näidetest, teha sinuga võib-olla mõned harjutused, mida on huvitav kuulajatel vaadata ja võib-olla ka mõne kodusega kaasa teha. Aga kõige vundament on minu jaoks see, kuidas töötab meie aju. Ja ma isegi näitaksin siin ühte väikest slaidi. Paneme selle siit ette. Ja see annabki meile siis sellise kiire vastuse, kuidas olla meeldiv suhtleja. Et igaüks oskab ennast ise häälestada. Ja vaatame siis seda, kuidas töötab meie aju. Et meie aju, inimese aju osa sellest ajust, siis, kus on siis hallollus ja tekivad lingid ja ühendused, kus toimub mõtlemine, mida nimetatakse ka uus aju. Sellel osal ajust puudub ühendus loogika ja keelega. Me mõtleme
selles, me võib-olla teeme järeldusi ja kasutame oma loogikat, aga tegelikult olulised otsused meie aju teeb teises osas, meie vanas ajus. Ja vana aju koosneb siis 2 osast. Üks pool on imetaja aju, kus on meie tunnete ja emotsioonide keskus, ja teine on siis roomaja aju, meie seljaaju, kus on meie instinktide keskus. Võitlen, põgenen, tardun või siis ka otsustan, et tegelikult on turvaline sinuga siin, et jään paigale, eks ole. Ja see on siis vana aju. Ja suhtlemise kontekstis on oluline siit kaasa võtta endaga see mõte, et kuna otsused tehakse vanas ajus, kus on siis juhtival positsioonil emotsioonid, tunded ja võitle-põgene instinktid, siis see meeldiv suhtleja suudab luua just seda emotsionaalset kontakti. Ja kui me räägime small talkist, mis ongi alati igasuguse suhtlemise algfaas, siis selle idee ongi sillutada teed suurtele vestlustele, big talkini ja luua see emotsionaalne kontakt. Mul on üks küsimus nüüd küll vahel sellele small talki osas, et kas sa oskad ajaliselt ka öelda, ma tean, et kultuuriliselt on see kindlasti erinev, et sõltub riigist, aga mis on selline aeg, millal võiks pühenduda small talkile ja kas see on puhtalt individuaalne ja seda peab lihtsalt täielikult tunnetama või ikkagi nagu on mingi niisugune ajavahemik ka, millal võiks püsida small talkis enne, kui sa alustad siis nagu mingisugust vestlust, mis on tegelikult võib-olla su eesmärk, on ju? Ma ei ole kuulnud selliseid nõuandeid, mis väga rõhutaks, et vot nii mitu minutit või pool tundi, eks ole, et vaevalt küll, aga mida mina soovitan small talki sellise asjatundjana tänaseks päevaks, seda, et small talkiks planeerida üldse aega. Et kui näiteks sa tuled online vestlusesse oma tiimiga või kolleegiga või sa tuled päris kohtumisele, et sa ei planeeriks seda kohtumise teemasid nii tihedalt täis, et sul ei jää üldse small talkiks aega. Sest nii nagu me siit ajupildist ka näeme, tegelikult see oluline on luua kõigepealt see emotsionaalne kontakt selleks, et meie need põhijutud ja võib-olla lõpuks ka allkirjad kuskile alla panna, et see kõik läheks sujuvamalt, mul oleks sinuga juba usalduslik tunne loodud ja ma ei kahtlustaks, ma ei tarduks ja ma ei muretseks liialt sellepärast, et kas ma võin sind usaldada, vaid ma päriselt võin tegeleda selle teemaga ja see on kõik erinevate inimeste puhul erinev ja see on tunnetuse asi ja mõnikord piirab seda aeg, aga seda aega me saame ka ise natukene mõjutada, tulla kas varem kohale või ise koosoleku või mingisuguse vestluse läbiviijana selle jaoks lihtsalt aega võtta. Just. Aga lähme siis selle slaidi juures siit edasi, et võib-olla see, mis siit nagu kõige olulisemana nüüd kõlama võiks jääda selle ajupildi juures on see, et mis tunne jääb. Ja see on väga hea küsimus endale ka meelde jätta, kui sa mõtled näiteks mõne inimesega, et ma ei tea, kuidas suhelda, et kuidas seda taktikat või strateegiat siin nüüd seada, et kas pigem nagu läheneda suhtlemisel seda teed pidi või teist teed pidi või kolmandat, siis kui sa küsid endalt, milline tunne ma tahan, et temal jääks peale seda meie vestlust, siis see annab sulle kõik vastused. Et mis tunne jääb, see on hästi oluline. Ja näiteks üks viis, kuidas saab ka võõra inimesega tekitada kohe kiiresti emotsionaalse kontakti, on leida kas või tema riietuses, juuksetoonis, kõrvarõngaste kujus või ka mingisuguses, näiteks meie enne siin vestlesime, et me oleme mõlemad ettevõtjad ja me kohe nagu tunneme, et natuke nagu ühest klubist, eks ole, meil on miski, mis meid seob ja see ongi see väike emotsionaalne kontakti, selle näide juba. Just. Aga kui small talkist rääkida, siis small talki definitsiooni, neid on hästi erinevaid ja üks selline kõige üldisem on olnud selline, mida ma olen kuulnud, et see on selline vestlus tähtsusetutel teemadel. Ja see sõna tähtsusetu, ma arvan, siin meil Eesti kultuuris on võib-olla ka selle small talki juurde jäänud natukene tugevalt kõlama. Ja ma soovitaksin ennast häälestada selliselt, et need teemad, mida me valime, ei ole mitte niivõrd tähtsusetud, vaid nad on ohutud. Just selle jaoks, et sa ei tunneks ennast kas rünnatuna või kuidagi, et ma pean ennast kas kaitsma või ennast tõestama, et lihtsalt, et mul on meeldiv, turvaline, ohutu suhelda ja sest, et mis on small talki eesmärk? Big talk.
eks ole, võib-olla tõesti see suur leping või ma ei tea, abielu, et väga suured asjad algavad ikkagi sellest väikesest näiteks small talk'ist. No eestlastele hästi omane on ilmast hakata kohe rääkima, sest see on niisugune neutraalne asi, mida keegi ei mõjuta, isiklikult ei võta, aga poliitika ja niisugused teemad võiks siis igaks juhuks kohe alguses kõrvale jätta. Ja kui näiteks sport ja kultuur ka muidu tunduvad head teemad, et noh, nad just nagu neutraalsed, aga kui sa näiteks hakkad rääkima jalgpallitiimist, ja mina siin olen, ma ei tea, Manchesteri fänn, aga keegi teine on Arsenali fänn, siis see võib olla ikkagi nii tugevad tunded asjaga seotud, et tundub, et ei ole hea teema, millest alustada, et igaks juhuks valida midagi turvalisemat. Ja suhtlemise puhul on veel huvitav see, et ma näitan siia vahele ka ühte slaidi. Vot sellist slaidi, kus meil on näha Mehbrani mudel, mida siis kasutatakse sellisel juhul, kui räägitakse suhtlemisest, mille puhul me soovime mõista teise inimese emotsioone ja tundeid. Noh, siit jäävad välja ainult sellised kriisiolukorrad, kus antakse kiireid käsklusi, et jookse vasakule ja keera paremale. Ehk siis üldine suhtlus. Ja me saame sõnumeid läbi 3 faktori. Üks on hääl, siis on sõnad ja kolmandaks on kehakeel. Kui need kõik kokku oleks 100%, siis tihtipeale on inimestele üllatusena, et sõnad moodustavad sellest ainult 7%. Ehk siis see, kuidas, kui mina ka praegu sinuga räägin, ma kasutan oma sõnu, ma kasutan häält, hääle kõrgust, hääle tugevust ja kehakeelt, siis ainult 7% sellest sõnumist, mis sinuni jõuab, moodustavad sõnad. See on päris huvitav, sellepärast, et ma arvan, et väga paljude jaoks on just nimelt see, et mul ei ole midagi öelda, ma ei tea, mida öelda, vaata, et pabistatakse rohkem nende sõnade pärast, kui tegelikult kõik see muu loeb nagu rohkem. See loeb palju rohkem, loomulikult on sõnad ka olulised, eriti kui sul tuled mingisuguse tähtsa teadaandega, aga lihtsalt ei tasu ära unustada või alahinnata seda, kui oluline on meie hääl ja hääle tugevus, hääle kõrgused, erinevad ja variatsioonid, aga kõige olulisem veel on kehakeel. Üle 50%, et 55% moodustab kehakeel ja 93% kogu meie sellisest suhtlemise siis tunnetusest me saame mitteverbaalselt. Et see on selline võib-olla teema, mida tasub endale lihtsalt teadvustada. Ja kui nüüd minna selliseks väga praktiliseks, et nagu ma lubasin siin ka koolituse pealkirjas, siis meil on vestluse alustamiseks ja vestluse lõpetamiseks nippe, trikke jagada. Loomulikult mul koolitusel on neid oluliselt rohkem ja loomulikult koolitusel me räägime ka sellest, mis seal vestluse keskpaigas saab, mis on ka väga oluline ja kõige pikem osa, eks ole, vestlusest. Aga täna siis aja sellisel piirangu tõttu räägime siis algusest ja lõpust. Ja kui me vestluse algusest räägime, siis ma pakuksin välja sellise väikese ka teadvustamise momenti, et mida me kõik teeme, aga võib-olla igaüks ei ole selle peale mõelnud, et tegelikult vestlused algavad ilma sõnadeta. Et praegu me oleme siin lähestikku, aga näiteks sa oled võib-olla kaugemal, võib-olla isegi ka mitte niivõrd hääle ulatuse kaugusel ja me pilgud kohtuvad, võib-olla me oleme varem kohtunud või siis mina otsin sinuga sidet, vahest me ju tahame kellegagi tuttavaks saada, eks ole. Siis pilgud kohtuvad, sina ei keera ära, ei haara kaitsvat telefoni ja hakka seal otsima midagi, mis on minu jaoks märk, et sa ei taha minuga hetkel suhelda, aga ma siis saan sinuga selle silmsideme, võib-olla me naeratame, hakkame üksteisele lähemale astuma ja alles siis ma annan käe või tervitame ja algab see vestlus. Aga me saame loa vestlemiseks varem läbi nagu kehakeele märkida. Ja siis mõned nipid siia ka sellest, kuidas siis vestlust päriselt alustada. Ja ma olen kogunud ja ise katsetanud erinevaid asju ja täna siis toon siis 2 sellist ideed siia, kuidas vestlust alustada. Ja esimene vestluse alustamise idee on anna-võta või ping-pong või kiige meetod, oleneb, kuidas kellelegi meeldib seda sõna nimetada. Ja see käib siis selliselt, et ma nagu ei tee sellist küsimuste tulva sinu suunas, et sa tunned ennast kuidagi väga spotlighti asetuna ja võib-olla ebamugavalt, vaid ma loon hästi sellist turvatunnet ja mängin nagu ping-pongi. Ütlen, et minu nimi on Merit, kuidas sinu nimi on?
või et mina olen ettevõtja, mis alal sina tegutsed? Või et mina armastan kohvi, mida sina võtsid? Noh, midagi sellist, et ta on nagu selline nagu võrdne ja selline üksteist mõlemaid kaasav. Ja teine idee, millest rääkida või vestlust alustada, on see olukord, kuhu me oleme sattunud. Oi, teil on siin väga ilus stuudio, kas teil on ammu juba see siin? Või et kui sa oled konverentsil, et ma just jõudsin, millest ma ilma jäin? Või et millal sina üldse viimati konverentsil käisid? Et noh, sellised olukorraga seotud teemad. Ja kui ma räägin siis vestluse lõpetamise sellistest väikestest nippidest, siis võtsin kaasa sellised nipid sulle, mida võib-olla ka sina saad natukene kasutada, et kui on vaja vestlust nagu suunata sinna lõpetamise poole, noh, võib-olla kohe varsti sinulgi tuleb seda vaja kasutada. Ma proovin ühe siis kasutusele võtta. Proovi ära kasutada, jah. Et üks variant on võtta vestluse sõnastuste mineviku vorm. Et sinuga oli väga tore rääkida ja mul on hea meel, et sa said tulla, et noh, sellised mineviku vormid. Siis teine variant, mis võib-olla sobib ka sellises small talk vestluse või networkingu olukorras, on see, et ma hindan su aega, aitäh, et sa võtsid need minutid, mis me siin praegu rääkisime, et ma nüüd liigun edasi ja sa saad jätkata sealt, kus sa pooleli jäid, et ma nagu rõhutan seda, kuidas ma respekteerin sinu aega. Ja kolmas nipp on kasutada meie vormi, sest vanale ajule see, et ma astusin sulle või sina astusid mulle ligi ja päästsin su üksindusest. Vana aju ei taha olla üksi, me oleme kuuluvustundega inimesed, me ei taha niimoodi, et teised on seal kõik vestlevad ja mina olen siin üksi, eks ole. Et keegi astus ligi, päästis mu üksindusest. Nüüd lahku minnes, et ei tekiks sellist tunnet, et näe, jälle jäeti maha. Siis kasutada lihtsalt sõnastuses meie vormi. Ja see vana aju saab natukene selliseid soojemaid signaale. Et näiteks öelda, et lähme võtame veel ühe kohvi. Või et äkki lähme liigume veel ringi. Sest hoopis teine tunnetus jääb, kui ma ütleksin, et ma lähen liigun nüüd veel ringi. Et soojem on see, jah, kui... Ja selle viimase osas, selle meie vormi osas, et lähme võtame veel kohvi, siis kas ei või anda inimesele signaali, et ta nüüd tulebki minuga kaasa ja me veel kohvi võtame ja räägime ja nagu selles mõttes, et see vestlus jätkub. Ja, aga ta ongi mõeldudki selliseks sujuvaks üleminekuks, et võib-olla lähetegi võtate koos kohvi ja ütled, et siis seal ütled, et sinuga oli meeldiv rääkida ja liigub ikkagi igaüks enda suunas, sest tavaliselt networkingule inimesed ei ole tulnud rääkima ühe inimesega. Ja nad on ka neil nagu mugavam lahkuda siis teisest suunast sinust, kui sa aitad sellega kaasa. Ja nii, et sellised alustamise ja lõpetamise nipid, aga ma võtsin kaasa ka natukene kehakeele nippe, kuna kehakeel moodustab ju üle poole kogu meie suhtlemise sellisest kommunikatsioonist, siis võtsin mõned nipid siia kaasa. Et praegu ma vaatan, et Marika istub siin niimoodi ja mina meelega tasapisi võtan täpselt sama poosi. Ja tegelikult juhtub Marika ajus nüüd päris palju positiivseid signaale. Oletame, et me näiteks hakkame vaidlema mingil teemal või juba vaidleme ja minu suur soov on jõuda sinuga samale arvamusele või et me jõuaksime nagu ühisele arvamusele, eks ole. Siis väidetavalt see, kui me peegeldame teise inimese üldse energiat, aga eriti kehakeelt, et panen ka käed nii nagu sinul ja põlved täpselt nii nagu sinul, siis sinu vana aju, ilma et sa seda teadvustaks, sest vana ajul ei ole ju ühendust loogika ja keelega, eks ole, ta hakkab saama positiivseid signaale. Ta hakkab saama signaale nagu, me oleme nagu tiim, me siin usaldame üksteist, me hakkame kokkuleppele jõudma, enne kui me tegelikkuses hakkame kokkuleppele jõudma. Nii et see võib olla üks selline positiivne nipp, mida kaasa võtta, et kui teine nõjatub lauale, kui on nagu üle laua istumine, siis ka vaikselt nõjatuda lauale või kui ta läheb tooli peal tahapoole, et ka võtta, peegeldada seda. Et kui ta seisab mingis väga naljakas poosis, siis lihtsalt võtta aeglasemalt see poos. Et julgustan seda kindlasti tegema. Väga põnev. Ja selle eest vastutab selline neuron meie ajus nagu peegelneuron, mis siis juhib empaatiat. Ja sellest võiks ka pikemalt rääkida, koolitustel ma sellest räägingi pikemalt, siin ma panen kohe ühe ka slaidi ette, kus on näha 3 pilti ajaloost,
osad neist inimestest asuvad meist päris kaugel, aga isegi ka läbi teleekraani, kui sa näed, et on kellelgi pisar silmas või suur vihahoog või ükskord me võidame niikuinii, et sa tunned seda tunnet ka läbi ajalookaadrite või lihtsalt läbi teleekraani ja see on peegelneuron, mis aitab meil kaasa siis seda sama tunnet tunda. Ja kui sa vaatad nüüd neid järgmisi pilte selle slaidi peal, siis ma olen välja otsinud sellised, kus inimesed võtavad sama poosi oma partneriga, kellega koos nad on, ilma et nad loomulikult selle peale mõtleks või oleks kokku leppinud, eks ole. Mulle väga meeldib see pilt, kus Kersti Kaljulaidi presenteeriti kui kompromisspresidenti tookord, kus oli keerukas presidendi valimine ja nad istuvad pressikonverentsil hoides käed nii. No ma olen 99% kindel, et nad ei leppinud seda kokku, aga nad mõjuvad kui tiim, nad istuvad mõlemad sellel pressikonverentsil nii ja see näitab seda, et nad ongi tiim ja me hakkamegi võtma neid samu poose siis, kui me juba oleme nõus. Lihtsalt mõte on see, et tee seda natukene varem. Ja üks mõte veel, mis ma siia täna kaasa võtsin, kehakeele nipina nagu jagamiseks ja saame sinuga kohe väikse ühe harjutuse teha. Ja idee on selles, et nii tavasuhtlemises kui online, kui sa mõtled, kuidas sa ekraani peale mahud, eks ole, hoia oma käed nähtaval. Ja hoides oma käed nähtaval on teisel inimesel jälle sellel vanal ajul siis turvaline tunne, et ei ole üllatusi. Sest nii nagu mul siin slaidi peal on näha, on noormehel roos selja taga, eks ole, aga kui ma panen käe selja taha, siis minu partneri vana aju tegelikult on ikkagi mures. Nii kaua, kuni ma võtan need käed välja, et näha, kas see on siis roos või äkki oli mõõk. Et ikkagi meil vana aju on nagu võtnud kaasa need väikesed ohukohad. Ja proovime siis öelda. Küsiks vahele, et kas turvamehed hoiavad siis teadlikult käsi, et mõjuda ohtlikult või? No, kas see nagu ongi... Ma ei ole turvameestega rääkinud sel teemal, aga ma andsin koolitust Eesti politsei inimestele ja nendega meil tekkis küll päris pikk ja põhjalik vestlus sellel teemal, et nende PR oli soovitanud hoida politseinikel, kui nad intervjuusid annavad teles, käed selja taga. Ja iseenesest see on hea mõte, sellepärast, et siis ei paista välja sinu selline, võib-olla kerge ärevus, sest sa oled ikkagi ju teleekraani ees, eks ole. Et kui käed seda võivad natukene seal välja paista lasta, siis parem olgu nad siis seal selja taga. Aga samas sa mõjud turvalisemana, kui su käed on näha. Ja nad kommenteerisidki, et ütlesid, et siin on nagu ühel poolt plussid ja teiselt poolt plussid, et tuleks minna meie PR inimestega natukene rääkida, et võib-olla mõnel juhul kasutada ühte lahendust ja teisel juhul teist. Aga proovime ühe väikese harjutuse sinuga teha ja siis sa saad kommenteerida, eks ole. Harjutus näeb välja siis selline, et ma panin siia ette ühe lause, näiteks selline lõbus lause nagu tõesti, ma ei võtnud sinu telefoni. Ja ole hea, proovi mulle seda öelda selliselt, et sa hoiad käed nähtaval ja siis pane käed kuskile kas taskusse või selja taha ja vaata, kuidas sul endal tunne on. Et ütlen mõlemal juhul selle sama lause. Sama lause, jah. Päriselt ma ei võtnud su telefoni. Jaa. Ma natuke siis istuma. Tõesti, ma ei võtnud su telefoni. Ja ma proovin nüüd sulle seda sama teha. Marika, ma ei võtnud su telefoni. Ma tõesti ei võtnud sinu telefoni. Et kuidas tunne on? No kohe kahtluse uss hakkas närima, kui käed sinu taha läksid. Jaa, et telefon on, näed sul siin läheduses ja kõik on väga hästi, aga ikka tekib kahtlus, et mis mul siis seal selja taga... See nagu lapsed peidavad selja taga kommi, et ma kommi ei võtnud. Ausõna ei võtnud kommi, eks ole. Et see on praegu väga selline näitlikustatud, eks ole, et ma ei võtnud su telefoni. Aga samamoodi, kui meie käed on näha või ei ole näha, me ütleme mingeid muid sõnumeid. Võib-olla presenteerime oma töötulemusi või aastaaruannet või mida iganes. Või ütleme oma teismelisele midagi ja tahame olla mõjusad. Siis see, kui sul on käed näha, siis eks ole, ma olen ju hoopis mõjusam praegu. Nii et käed hoidke nähtavad. Muideks selle kätte teemal oli üks huvitav uuring TED-talkid. Teate, eks ole, 15-minutilised lühikesed sõnumid erinevatelt inimestelt.
ja uuriti neid, et mis vahe on TED Talkidel, mis on nagu lihtsalt neil läheb hästi või millel on nagu totaalselt miljonid vaatamised ja leiti 2 erinevust. Üks oli see, et kogu aeg olid ekraanil näha käed, muideks eriti hästi toimib, kui on näha peopesad. Et no näiteks siit kohe see mõte, et kui sa kas või korraks kedagi tervitad, selliselt, see on juba, annab jälle ajule positiivsed signaalid. Aga TED Talki juurde tagasi, teine oli see, et ta vähemalt 6 korda selle TED Talki jooksul naeratas. Õige koha peal muidugi. Peaks kokku minema, eks ole, tekstiga. Nii et ja siit tegelikult ongi kohe järgmine mõte kaasa kehakeele teemal on silmside ja naeratus. Ja võib-olla selle võtab kõige paremini kokku Victor Borge, kes on öelnud minu meelest super ilusasti, et naeratus on kõige lühem tee teise inimeseni. Ja millegipärast me võtame tihtipeale neid keerukaid teid, eks ole. Aga samal ajal meil on otsetee. Lihtsalt vaadata silma ja naeratada. Ja tekibki selline võib-olla emotsionaalne kontakt. Ja naeratusega seoses ma ütleks paari asja veel, et, et seda vahest natukene alatähtsustatakse selles mõttes, et nagu see oleks keep smiling ja nagu tehtud selline nagu väljend, eks ole, või väljendus. Aga tegelikult silmside ja naeratus annab loa vestlemiseks, aga sealt edasi, sügavam kiht on see, et kui ma kellelegi naeratan siiralt, siis see annab ka selle sõnumi, et ma ei karda sind. Ja see annab ka sõnumi, et ma väärtustan iseennast. Nii et sellel on nagu väga palju kihte sellele, et me kellelegi naeratame. Ühest raamatust hiljuti lugesin väga huvitava väljendi, seal soovitati naeratada aeglaselt. Ja ma mõtlesin, et vau, üllatage mind, mis on aeglaselt naeratamine. Ja tuli välja siis, et see soovitus tähendab seda, et kui sa näiteks liigud ringi mingis seltskonnas, kus on erinevad inimesed, mõnda tunned, mõnda ei tunne, ja oled kogu aeg sellise keep smiling näoga, kogu aeg naeratus näol. Ja vaatan sinu poole, juba oli naeratus näol, eks ole. Et siis see on nagu selline natuke pealiskaudne ja et ma olen lihtsalt sellises heas tujus, on see sõnum. Aga aeglaselt naeratamine käib siis selliselt, et ma olen nii, pöördun sinu poole ja siis naeratan sulle. Ja see on nagu personaalne. Aeglaselt naeratamine sulle. Selle mõju on siis suurem. Nii põnevad teemad. Jah, nüüd me alguse ja lõpu jõudsime rääkida kõik need ägedad nipid tegelikult, mida võiks katsetada ja minu ülesanne on siis praegu katsetada seda, kuidas lõpetada vestlust. Ja ma valin selle esimese punkti, milleks oli, et hakkame rääkima mineviku vormis. Ja ma ütlen, et nii suur tänu sulle, Merit, et sa tulid jagama, aga sul on tulemas ka koolitus, kus sa tegelikult räägid ju kõigest sellest palju rohkem. Räägi hästi mõne sõnaga veel sellest koolitusest ka siia lõpetuseks. Ja see koolitus, selle nimi on Small Talk ja suhtluskunst. Igapäevaelus, tööelus, sündmustel ja pisut räägin ka sellest, kuidas tunda mugavamalt ennast laval või esitlustel. Ja see koolitus on üsna küll põhjalik, aga ta on selline osalejale kerge, tujutõstev, annab hästi palju praktilisi nippe, neid asju saab turvalises keskkonnas, väikeses seltskonnas koha peal läbi harjutada ja sa saad liikuda sealt välja nii, et sa saad kohe kas oma kodustega, kolleegidega, klientidega hakata neid praktikasse rakendama. Ja ma arvan, et sealt saab kaasa sellise julguse või julgustuse ja hea tuju ja tõesti selle hea energiat minna ja neid asju päriselt proovima, selleks, et olla enda jaoks ka teha see kingitus, et ma olen meeldivam suhtleja ja ma naudin neid suhtlemisi rohkem. Väga äge praktika. Siis me paneme siia samma kommentaariumisse selle lingi alla ja teil on ka promokood tänastele õnnelikele vaatajatele, mis on siis mis selle koodi nimi on ja mis see annab soodustust või mis ta teeb? Koodi nimi on väga huvitav. Veebikool. Veebikool on koodi nimi ja see kood annab siis toreda soodustuse. Ja need koolitusi on tulemas meil mitmeid, siin näiteks smalltalk.ee lehekülg on see, kust neid siis kõik need kuupäevad ja kellaajad ja asukohad kõik leiab ja seal saab registreerudes siis lisada koodi veebikool ja üllatus,
tulebki väike soodustus. Väga tore. Igal juhul aitäh kõigile, kes vaatasid, aitäh kõigile, kes kaasa elasid meile, aitäh Merit sulle ja järgmisel reedel uute põnevate teemadega ja pane vähemalt üks asi praktikasse sel samal päeval, mida Merit praegu sulle siin õpetas. Mõnusat nädalavahetust kõigile. Aitäh, nägemist!